aprill. Teatavasti on maailma kõige raskem ülesanne üldse, nii oma eraelus kui artisti elus nalja tegemine. 1. aprillil sündinud Ita Eder, täna on tema 94. sünniaastapäev, on jäänud Eesti kultuuri just daamiliku elegantse nalja kuningannana. Täiesti klass omaette, stiil omaette, tase omaette, mitte iial ühtegi libastumist. Praeguse avaliku naljamaastiku kõige värskem toode on meil teatavasti Jan Uuspõld läheb koju, mis räägib sellest samast nalja tegemise traagilisusest, et kui sind on harjutud tarbima kui huumoritoodet, sa ei tohi küpseda, sa ei tohi tõsiseks muutuda, sest siis loobitakse sind tühja taaraga. Ja kultuuriloo sajandite vanusest taustast tuletagem meelde tõsiasja, et narr on õukonna kõige targem mees. Narr tohib ainsana kuninga õukonnas öelda tõtt. Ta ei pea seda isegi pajatsina tegema, ta ei pea isegi lollitama, ta ei pea pulli tegema selleks, et öelda tõtt. Mis tähendab, et ta peab olema erakordselt intelligentne, peene tajuga, sügavalt loov, seoseid tekitav, neid absurdi keerav. Nii et täna on maailma kõige targemate inimeste päev. Vaatame korraks siia tahvlile. Siin on üks tähtis asi. Punkt 1 järel. Meil kipub Eesti kultuuriruumis tekkima niisugune lühendatud numbrite käsitlemise tava, et öeldakse 1. aprill. Olgem korrektsed. Nii et 1. punktiga ja lisaks tuletame siis meelde, et järgarv ongi see ainus koht, kuhu sobib punkt. Kui sa oled 5-aastane, sinna vahele läheb sidekriips. 1. roomanumbriga on seal kõrval, nii et need on siis võrdsed. Seda roomanumbriga 1. me kasutame siis kuningate paavstide sõdade puhul, nummerdame neid roomanumbritega. Kirjutasin sinna alla ülemaailmne naljapäev, selleks, et jääks silma ette väikesed tähed. Ei ole meil ükski püha Eesti kalendris nii püha, et ta oleks suure tähega. Samamoodi läheb siin paberi alumises servas, läheb järjepidevalt ülestõusmispüha väikese tähega, jüripäev väikese tähega, siis tuleb jaanipäev väikese tähega. Enne seda mais on meil emadepäev väikese tähega, jõulud, jaanid, kõik Mihklid, Toomad viimseni väikese tähega meil, Kadrid, Mardid samuti. Rahvakalendri järgi karjalaskepäev ei tähenda mitte seda, et kari maha lastaks. See tähendab seda, et kari, kes on meil siin Põhjamaal istunud terve talve laudas, reeglina siis lasti õue. Ja miks oli vaja kari lasta välja?
juba siis, kui midagi haljast ju väga süüa ei olnud. D-vitamiin. Oli vaja saada lammastele, veistele, kitsedele D-vitamiini, mida annab kõige rohkem päike. Nii et, ja miks seda vaja oli? See on oluline komponent nii piimas kui vasikate ja tallede tervises. Sama sullegi soovitan. Piibli järgi on täna selline sõu-sõupäev ehk siis teatavasti Jeesuse 12 jüngrist üks tore mees, Juudas, reetis ta Juuda seeklite eest ja täna on tema sünnipäev. Orientaalrahvaste jaoks on täna uus aasta. Meie kalender on tihedalt täidetud aastavahetustega. Meil on siis kõigepealt see jõuluaeg, siis on Gregoriuse kalendri uus aasta, siis on meil looma-aasta vahetumise aasta madu praegu käsil, mis järel on meil jälle uus aasta 21. märtsil, see on Avesta, kõigi usundi aluse telje uus aasta. Ja orientaalis on meil siis täna head uut aastat. Selline päev, näiliselt nii tavaline 1. aprill. Pealkirja lõpus ei ole loomulikult punkti. Ei ole punkti, ei ole punkti, ei ole punkti pealkirja lõpus. Miks on meil pealkirja keskel mõttekriips? Sellepärast, et see asendab sõna on. 1. aprill on ülemaailmne naljapäev, aga meil sobib palju paremini pealkirjas just see tireega variant, ta on esteetiline vaadata, ta on pealkirja nägu rohkem, nii et sellepärast sidekriips. Me paneme kirja vahemärgid ja kokkulahkud. Ja ühtlasi kirjutavad gümnasistid ja sina ka, kallis televaataja, parimast naljast, mis on sulle kas 1. aprillil või üldse sinu senise elu jooksul tehtud. Kui juhtub sedamoodi, et sina ise oled ületamatu naljur, siis kirjuta mõnest oma enese heast naljast, mis on sinul õnnestunud. Ja kui soovid, siis võid kirjutada ka mõnest huumori superstaarist, kes sind puudutab, kes sinu tuju tõstab. Olgu ta siis Eino Vaskin, olgu ta Sulev Nõmmiku ringkond oma legendaarsete noorte pensionäride ja Siin me oleme sarjadega, filmidega. Võib-olla ta sul äkki hoopis Henrik Noorman või Hannes Võrno, kes tuleb nüüd taas lavale koos Anne Paluveriga. Loodame, et Raplasse ka. Ma tahaksin seda väga näha. Palun mulle seda. Või anda Tõnis Niinemets, kes iganes sinu naljasoont toidab, nii et see on tõstev, mitte brutaalne, anna minna. Ülemaailmne, nii siis pealkirjast juba näeme, et see on täiesti kõik 3 sõna kokku. Naljapäev on kokku sel lihtsal põhjusel, et kui ta oleks meil lahus, siis ta oleks ühele naljale kuuluv päev, nalja oma. Aga kuna ta ei ole meil nalja oma, siis on ta päevaliik kokku. Neljapäev, naljapäev, kalapäev, kõik kokku. Tundub tänases maailmas ühtaegu üks sõna, nii võimatu ja kohatuna,
Juhin tähelepanu, et kui on reas 2 sõna või rohkem sõnu, millel on sama kääne, antud juhul siis olev kääne, vastab küsimusele kellena, millena, me paneme käände lõppu ainult viimasele sõnale. Elan koos ema, isa, roti ja pardiga. Seal on täpselt samamoodi ainult viimase sõna lõpus kääne, sellepärast ei ole siis võimatuna ja kohatuna, vaid on võimatu ja kohatuna. Mõttekriips, kuna see on topelt liigendatud liitlause, siis me päästame päeva sellega, et vahele hüüde eraldame mõlemalt poolt mõttekriipsuga. Mõttekriips. No kuulge, kes siis sellistel aegadel naljatab? Mõttekriips. Kui ka kergendava võimalusena vähemalt sel ühel päeval naerda. Sel ühe L-iga. Või muidu on ta sel. Samas on see just nimelt üks sõna, üks ehk esimene päev, mitmete maade ja rahvaste uue aasta algus. Eestlaste karjalaskepäev, kõik 3 sõna kokku, on üht. Siin on teinud teksti autor, mina. Vea, ühtlasi. No kuulge. Eestlaste karjalaskepäev on ühtlasi 30 seekli eest Jeesuse maha müünud juuda sünnipäev. Kui ei oleks ees laiendit Jeesus, oleks maha müünud kokku, aga praegu ei ole, sest on Jeesuse maha müünud juuda sünnipäev. Mitte 1 aprill, vaid 1. aprill viib meid ülestõusmispühade, kõik 3 sõna kokku, ning jüripäeva kokku ja sidekriips öö kuusse, ehk siis jüripäeva ja jüriöö. Asendame puuduva sõna osa sidekriipsuga. See oli see juhtum, kui mõisad põlevad, saksad surevad, põletati maha Paide Wittgensteini kindlus, aga paraku siis tapeti ka eestlaste 4 kuningat. Oleme sel teemal loonud Siiri Sisaski ja Jaan Tättega 11. Olid ajad. Nii. Rahvakalendris 1 sõna, et ei oleks rahvale kuuluv füüsiline kalender, vaid sisuline rahvakalender. Rahvakalendris on 1. punkt, aprill ehk aprillipäev, 1 sõna või naljapäev kokku. Aprilli võis teha ainult 1. punkt aprillil. Kes aprilli tegi, see ütles. Algab otsene kõne, jutumärgid algavad alt. Aprill, hüüumärk, said pika nina, jutumärgid kinni. Kui aga polnud õige aprilli tegemise tingimata kokku, sest kui me jätaksime aprilli tegemise lahku, siis meil oleks käsil 1 kuu treimine. Konkreetset aprilli tehakse. Ei, aprilli tegemine kokku tähendab nalja tegemist. Aprilli tegemise päev, siis see aprill ei lugenud. Ja aprilli saaja kokku, muidu ta saab endale terve kuu, aga ta saab tünga. Ehk siis aprilli saaja ütles, jutumärgid. Jutumärgid algavad. Aprill, must siga, 70 kokku,
me kirjutame kokku teistkümned, kümned ja sajad, 77 põrsast taga, jutumärgid kinni. See tähendas, et aprilli tegija, üks sõna, ise ongi see siga. Aprilli tegemisel üks sõna püüti teisi uskuma panna seda, mis õige pole. Tänapäeval kokku, sest muidu oleks jutuks täna päeval umbes kell 11.11, ei ole, tänapäeval, nowadays, tehakse aprilli harva, see-eest on kokku ja siin antud väljatrükis on ta siis poolitusmärgiga, mis asub rea lõpus. Kui ta ei oleks poolitatud, oleks ilma sidekriipsuta kõik need 4 sindrinahka reas. See-eest on hakatud ajalehtedes üks sõna ja raadios tegema libauudiseid üks sõna, valeteateid üks sõna ja sidekriips uudiseid ehk valeteateid ja valeuudiseid. Selles mõttes ei erine 1. aprill ühestki teisest päevast. Koolides korraldatakse huumoripäevi. Üks sõna, kõige populaarsem ongi aprilli tegemine. Üks sõna õpilaste hulgas, rahule ei jäeta ka õpetajaid. Naljapäeva üks sõna hüütakse ka selliste nimedega nagu naerupäev, üks sõna, huumoripäev, üks sõna, pilkepäev, üks sõna, narripäev, üks sõna, lustipäev, üks sõna, poolitusmärk rea lõpus ja vembupäev, üks sõna. Küll tembu kurvastab, vembu sai päeva endale. Ja samamoodi Mari küsib, miks on jüripäev, kus on maripäev. Rahvusvaheline üks sõna, naljapäev kokku. Tänapäeval üks sõna on esimesest aprillist saanud mitteametlik üks sõna, rahvusvaheline kokku, naljapäev kokku, mis leiab aset enamikes riikides. Meediaväljaannetes saab olla kahte moodi. Väljaanne on igal juhul koos. Meedia võib olla siis kas eraldi või kokku kirjutatud. Kuidas soovid, väljaanne igal juhul üks sõna. Meediaväljaannetes ja ajalehtedes üks sõna ilmub erinevaid välja mõeldud üks sõna, omadussõna, libauudiseid kokku, valeteateid kokku ja humoorikaid kuulutusi mõttekriips. Mõni on nii veenvalt esitatud, et mõned inimesed on neid isegi uskuma jäänud. Inglise keeles on meil täna siis April Fool's Day või International Joke Day, millest on aga naljategemine üks sõna 1. aprillil alguse saanud. Traditsiooniliselt pühitseti uut aastat paljudes vanades kultuurides, muu hulgas seda lühendit MH, tingimata ilma punktideta, kasutatakse erakordselt harva. Ta näeb välja nagu aga see on muu hulgas. Just, ma ütlen, muu hulgas roomlaste ja hindude poolt 1. aprillil. Sa ei mahu mulle siia kerra, ma annan sulle pesa, palun. Ole hea. Ja palun. Sulle. Tubli, väga hästi.
roomlaste ja hindude poolt, tingimata kõik rahvused on meil väikeste tähtedega, 1. aprillil punktiga. Pärimuse järgi põhjustas paavst Gregorius 13. kalendrireformi, peab olema kokku, sest vastasel juhul oleks ta füüsiliselt ühe kalendri reformimine. Kalendrireform, kindel väljend, termin, kokku. Koma, millega nihutati uus aasta 1. punkt aprillilt 1. punkt jaanuarile. Koma, palju segadust. Tagumise koma põhjustab meile põimlause tagumise koma vajalikkus. Osa inimesi jätkas vanade kommete järgi elamist ja uue aasta tähistamist 1. punkt aprillil. Neid siis hakatigi haneks tõmbama, koma, neile nalja õnnitlusi üks sõna saatma või narriks hüüdma. Päeva nimi paljudes keeltes on narripäev, üks sõna. 1. punkt aprilli tähistatakse väga paljudes maailma riikides, koma. Kõikjal on levinud ka aprillikaartide üks sõna, saatmine. Allikad, nagu te siis näete, on rahvakalender ja folkloore. Järgmise osa allikas on Maaleht, mis on siis tänaseks osa Delfi meediast. Ja see on üks tore tekst. Pöörame tähelepanu nende näidisnaljade alguses olevatele aastaarvudele. See on üldlevivaks saanud nüüd, nii et me ei hakka neid parandama, neid aastaarvude kirjutamisi. 1915, see ongi nüüd see, mismoodi tänapäeva eestlane räägib. Ühtegi aastaarvu me ei paranda, me nikerdaksime siin muidu söögivahetunni ajal ka veel. Eestlane vanal heal karjalaske ajal kirjutas 1915. punkt aastal. Aga me peaksime sel juhul nikerdama kõik nad ümber, nii et las jääb. Ei saa progressi peatada isegi siis, kui see tundub olevat regress. 1915, kui käis esimene maailmasõda, Rooma numbriga, nagu näete, ja maailmasõda kõik kokku, lendas Prantsuse lendur üle Saksa leeri ja viskas alla pommi. Saksa sõdurid lidusid igasse ilmakaarde, üks sõna, koma, kuid plahvatust ei tulnud ega tulnud. Kui nad viimaks ettevaatlikult, üks sõna, kohale hiilisid, koma, oli seal suur jalgpall, üks sõna, küljes silt. Me ei pane koolonit, me paneme ainult jutumärgid, sest kui oleks koolon, siis peaks jalgpall monoloogi, öeldes aprill, piisab seekord ainult jutumärkidest. Monoloogi pidavate pallide parim näide on kaldale uhutud filmis Pall Wilson, kellega Tom Hanks veetis oma üksildase saare päevi. 1957 teatas BBC, soliidne uudistesaade, üks sõna. Panoraama, jutumärkides, saadete nimed on meil jutumärkide sees, koma, et tänu väga soojale talvele ja edukale spaghetti mardika, üks sõna. See kõlab nagu espresso macchiato tõepoolest. Spaghetti mardika tõrjele on Šveitsi põllumeestel üks sõna,
väga hea spagetisaak. Üks sõna. Taustaks näidati filmilõiku. Üks sõna. Koma, kuidas naised puu otsast spagette korjavad ja päikese kätte kuivama panevad. Paljud helistasid BBC-sse. Me paneme BBC ja käände lõpu vahele sidekriipsu. Ja küsisid nõu, kuidas spagetipuud, üks sõna, kasvatada. Vastus kõlas, jutumärgid algavad meie keeles alt. Pange spagetivõrse, üks sõna. Tomatikastme, üks sõna. Purki ja lootke parimat. Jutumärgid kinni. Ei pea olema eriline kulinaaria teadlane, et mõista jahutoode ei kasva puu otsas. Kahjuks raha ka mitte. 1974, tuletan siis meelde, kui me teeksime järjekindlalt need aastaarvud kõik õigeks, siis oleks 1974. aastal. Aga me ei viitsi võidelda aja kulgemisega. 1974 hakkas Alaskas Sitka linna lähedal asuv Edgecumbe vulkaan musta suitsu välja ajama. Rahvas tuli tänavale ja pelgas, et kaua uinunud vulkaan. Kaua uinunud võib olla nii koos kui lahus. Kui sa tahad, et see on omadussõna kaua uinunud, siis ta on üks sõna. Aga kui sa rõhutad tegusõna kaua uinunud, siis võid lahku jätta. Selline mõnus liberaalne variant. Kaua uinunud vulkaan võib purskama hakata. Hiljem selgus, et kohalik naljamees, üks sõna, oli kraatrisse toimetanud sadakond, üks sõna, vana autokummi. Vaadake, mis juhtuks, kui me ei kirjutaks autokummi kokku. Siis oleks vana autokummi. Aga jutuks on autokummid ehk rehvid, järelikult siis vana autokummi, üks sõna. Ja need põlema süüdanud. Legend pajatab, et kui 7 aasta pärast hakkas St. Helensi vulkaan purskama, kirjutas üks sitkalane, see on siis linna Sitka nimest tuletatud ja loomulikult väikese tähega nagu raplakas või siis tallinlane. Sitkalane talle, jutumärgid algavad alt. Seekord, üks sõna, läksid sa liiga kaugele. Jutumärgid kinni. 1976 teatas populaarne astronoom Patrick Moore BBC raadio 2 sidekriips S, siis on 2, et kell 9.47 ei pane me eesti keeles mitte koolonit, vaid tingimata on punkt kellaaegades. 9.47 liigub Jupiter täpselt Pluto eest läbi. 2 planeedi gravitatsiooni koosmõjul väheneb sel ajal maa raskusjõud, üks sõna. Kes õigel hetkel üles hüppab, tunneb end hõljumas. Kell 9.48 hakati helistama ja BBC sai sadu telefonikõnesid. Üks sõna, muidu helistaks telefon. Telefonikõnesid inimestelt, kes olid täheldanud raskusjõu, üks sõna, kahanemist. Tegemist on tüüpilise hüpnoosilaadse platseeboefektiga. Antakse sulle suhkruterake ja öeldakse, et see on narkootiline aine ja sa oled sellest terakesest pikalt pilves. Nii käibki. 1981 ilmus ajalehes üks sõna, Daily Mail,
väljaannete ümber meil jutumärk ei ole. Artikkel õnnetust Jaapani pikamaajooksjast, pikamaajooksja kõik 3 sõna kokku. Kimo Nakajimist, kes tuli Londoni maratoni jooksma, kuid tõlkevea 1 sõna tõttu arvas, et tal ei tule joosta mitte 26 miili, vaid 26 päeva. Nakajimit on nähtud jonnakalt maratoni jätkamas, ehkki inimesed on püüdnud teda peatada. 1995 hakkas Itaalias Cavriaggio linnas nutma skulptuur. Kui tavaliselt juhtub see imetegu 1 sõna Neitsi Maarja kujuga, siis seekord 1 sõna valas piimvalgeid pisaraid Lenin. Kui me ei kirjuta piimvalgeid kokku, siis valas piimvalgeid pisaraid ja sel juhul ei oleks Leninil selles lauses üldse midagi enam teha. Piim sai ise kõigega hakkama. Rahvasumm 1 sõna vahtis imet mitu tundi enne, kui tõde selgus. 1998 avaldas kiirtoiduketi, kõik 3 sõna kokku. Kiirtoiduketi Burger King reklaami, ahaa, kas te näete? Maalehel on läinud pisikene näpukas läbi. Avaldas kiirtoidukett. Vot nii. Ikkagi keeletoimetaja teie teenistuses. Avaldas kiirtoidukett Burger King reklaami, et nüüdsest on nende menüüs ka vasaku käe burger. Kõik 3 sõna kokku. Vasaku käe burger. Koostisosad 1 sõna on samad, mis harilikul burgeril, ainult 180 kraadi pööratud, et vasakukäelistel 1 sõna oleks mugavam süüa. Tuhanded läksid uut toodet nõudma, kuid paljud tellisid ikka vana head parema käe burgerit, kõik 3 sõna kokku. 1998 või siis aastal 1998 ilmus MTÜ New Mexicans for Science and Reason infolehes 1 sõna, lehe liik, artikkel, mis väitis, et Alabama osariik 1 sõna, nii nagu vabariik, kuningriik, seadusandlik 1 sõna, kogu on 3,14 jada asemel kehtestanud pi väärtuseks 3,0. Teate küll füüsikas. Kiirendus. On ju? Härra Väljer noogutab, murutar ei kukkunud läbi. See oli nii ammu, kui see füüsika oli menüüs. Pi väärtuseks 3,0, nagu see on kirjas piiblis. Sõnum levis veebis ja tekitas paksu pahameelt. 1 sõna. Niisiis, sinu tore missioon, milleks on aega peaaegu pool tundi, on nautida 100-ga kas mõnda sulle tehtud nalja, sinu tehtud nalja, Eino Baskinit, Ita Everit, Krjukovit, Kibuspuud meenutada, kiita Võrnot ja Niinemetsa elegantsi eest nagu ka avandit. Rakursi leiad sina, vead parandan mina. Aprill.